Armu ja rahu teile ja toome tervitusi siit kõrvalkogudusest Määltselt. Ja on suur rõõm olla siin teie keskel ja näha, et Kristuse töö läheb edasi meie kõigi sees, meie südametes, meie eludes. Ja meie oleme need tema valguse edasikandjad siin maa peal. Ja teie olete. Halleluuja, tänu olgu Jumalale selle eest. Tahan lugeda esimese Peetruse kirja lõpust, aga enne kui ma sinna lähen, siis üks selline huvitav seik. Ega tavaliselt elus palju seikluseid ei teki. Aga mul hiljuti oli üks väga erakordne juhus, mida võib-olla elus kord satub ette. Nimelt ma pidin minema tööreisile Törks ja Caicos saartele. Kes teavad, kus asuvad Törks ja Caicos saared? Õige. Kus ma see on kuskil seal Kuuba lähistel, Haiti ja Miami ja mis seal lähedal on. Ja sellist asja nagu tavaliselt ei tule ette. Ja läksin sinna saarele, seal oli muidugi soe kliima ja palmid ja kõik selline troopiline kliima. Ja siis oli võimalus minna ka sinna ookeanisse ujuma. Ja ma laenutasin sellised snorgeldamisvahendid, selle toru ja maski. Ja mõtlesin, et lähen nüüd ja vaatan, et kas ma leian sealt merikilpkonna. Sellepärast, et selles piirkonnas on seal väga palju merikilpkonnasid. Ja inimesed on seal näinud ja filminud ja siis ma mõtlesin ka, et ma lähen ja nüüd vaatan ja otsin. Et siis ma olen midagi vähemalt näinud. Ja läksin siis, ujusin seal aga seal nagu kaldal nagu ma ei näinud midagi, mõtlesin, ma ujun ikka kaugemale natukene. Ja ujun kaugemale ja kaugemale ja vaatan küll, et seal nagu lähedal oli üks sadam ja kuskilt ma olin enne nagu lugenud, et kõige ohtlikum asi üldse, mis seal sukeldudes on see, et mõni paat võib sinust üle sõita. Aga ma tahtsin ikkagi seda merikilpkonna näha. Ja ujun veel siis kaugemale ja kaugemale ja siis märkan korraga, et üks paat hakkab tulema minu poole. Ja siis ma juba mõtlen, et oi, et mis nüüd saab, et ma loodan, et ta mulle pihta ei sõida. No ja siis jälle sukeldun ikka veel ja siis vahepeal vaatan jälle peadestan üles ja vaatan ikka tuleb minu poole. Ja siis juba mõtlesin, et ei tea, kas on rannavalve või mis see on, aga siis lõpuks see paat oligi päris minu kõrvale. Ja siis sealt keegi mees hakkas minuga rääkima ja ütles, et ära tule nii kaugele, et siin on lähedal laevatee ja sa saad, et siin on paljud inimesed surma saanud niimoodi, et mine kohe kaldale tagasi. Mul oli muidugi piinlik ja natukene selline imelik olla, et ta niimoodi ütles, aga ma sain muidugi temast aru ka ja siis hakkasin tagasi kalda poole ujuma. Ja otsin ikka neid merikilpkonnasid, aga siis seal üsna kalda lähedal märkasin ühte korallrihvi. See korallrihv küll ei olnud nagu selline, nagu kuskil filmidest on näha värviline ja ilus, aga see oli selline hall ja natukene nii-öelda sammaldunud ja selline, aga seal ikkagi olid eksootilised kalad. Ma ühtegi kilpkonna seal ei näinud, aga seal olid sooja mere kalad, igat värvi ja väga ägedad ja huvitavad.
ja siis läksin kaldale ja oligi sellega kõik. Aga miks ma seda räägin? Ma loen nüüd kirjakoha. See on siis 1. Peetruse 5. peatükist ja 6. kuni 11. salmini. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Ma alustan 8. salmist, mis ütleb, olge kained ja valvake. Mis te arvate, mida siin apostel Peetrus nüüd mõtleb? Olge kained ja valvake. Kas see tähendab seda, et me ei tohiks alkoholi juua? Loomulikult, kui me tarbime alkoholi, meie mõistus enam ei mõtle adekvaatselt. Ja me teeme või kaldume tegema seda, mis nagu normaalse mõistuse juures oleval inimesel ei tule ette nagu. Ja kindlasti on nagu see üks koht siin, kus me peame ennast tähele panema, et me ei oleks need, kes oma elu alkoholiga hävitavad. Aga mida tähendab kaine olemine? Kui vaadata seda, siis see tähendab ka seda, et see tähendab nagu selge mõistuse juures olemist. Olge selge mõistuse juures. Kui mina ujusin seal meres, kas ma olin selge mõistuse juures? Mõnes mõttes võib öelda, et ma sain ju kõigest adekvaatselt aru. Aga mul oli üks kinnis idee. Ma tahtsin ikka neid merikilpkonnasid näha. Ja ma ujun ja ei mõtle tegelikult, millised riskid sellega kaasnevad. Ja vahel meie elus võib olla sama asi. Meil on mingi idee, meil on mingi mõte. Võib-olla me tahame midagi saavutada. Ma ei tea, olgu see parem töökoht või parem eluase või parem lasteharidus või mingi spetsiifiline õpetuslik küsimus, mis võib saada meile kinnisideeks. Nii et me ei näe tegelikult, millised ohud seal ümberringi varitsevad. Ja me ei näe, nagu Paulus või nagu Peetrus siin ütleb, et me ei näe, kes meid selle juures püüab alla neelata. Lisaks sellele Peetrus, olge kained ja valvake. Kui me oleme mingi kinnisidees nagu sisse minemas, siis meil võib ära kaduda see valvsus. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides keda neelata. Minu üleskutse esiteks on täna see, et me paneksime tähele, mis on meie elus toimumas. Et me ei oleks oma kinnisideede lõksus, vaid me teeksime seda, milleks Jumal on meid kutsunud. Et me paneksime tähele hingevaenlast, kes võib-olla meid selle käigus tahab eemale viia Jumalast.
et me ei läheks hingevaenlase süüdistuse õnge, vaid oleksime vastu sellele. Nii et olge kained, valvatke, et meie elus ei tekiks mingeid kinnisideid, mingeid selliseid asju, mida tehes me nagu unustame ära, mis on kõrval toimumas. Kui me mõtleme Jeesuse peale, siis Jeesus käis ringi alati avatud silmadega, avatud südamega. Ta märkas inimesi. Ta märkas neid, kes tee ääres kisendasid ja hüüdsid, et aita mind, tervenda mind. Aga ta märkas ka neid, kes tema kuuepalistut puudutasid. Ja ta märkas neid, kes puu otsa ronisid. Jeesus käis ringi ja märkas. Minu teine üleskutse on märgake inimesi meie ümber. Märgake inimesi, kes igatsevad armastust, kes igatsevad, et keegi nendest hooliks. Märgake inimesi nende vajadustes, nende probleemides, võib-olla ka rõõmudes. Jeesus on meile siin kohal eeskujuks. Ja teine salm, mis ma tahan siit, millele tähelepanu pöörata, on 10. salm. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Täna me oleme juba kuulnud armust ja see salm algab ka, aga kogu armu Jumal. Jumal on armuline. Ta on kinkinud meile elu vaatamata sellele, mida me oleme teinud. Kogu armu Jumal on meid kutsunud igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses. Tema on kutsunud meid. Tema on meile näidanud Jumalat. Tema on meile näidanud meie patust elu. Ja tema on meid kutsunud Jumala juurde. Tema on meid kutsunud Jeesuse juurde. Kui me siin maa peal täielikult ei suuda võib-olla seda Jumala kirkust või Jeesuse kirkust tähele panna, me näeme nii palju probleeme ja raskuseid, siis kui me lahkume kord siit, siis meid on ootamas igavene kirkus, rahu ja rõõm, midagi täiuslikku Jumala juures. Jumal on meid kutsunud igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses. Ja nüüd edasi siit. Tema, seesama Jumal, kes on suur ja vägev, tema parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab. Esiteks parandab. Kas parandamine on, kui keegi sind parandab, kas see on lihtne, kas see on nagu hea vastu võtta? Kuidas teil on? Kui keegi teie juurde tuleb, et nii ei tohi teha, või nagu see minu loos seal, see paat tuli minu juurde ja ütles, et ära siin uju nüüd tagasi. Kas seda on lihtne vastu võtta? Jaa, näiteks hambaarsti juurde. Meie lastele huvitav, meeldib hambaarstil käia. Nad tahavad hambaarstile minna. Aga see, kui keegi parandab, seda on raske vastu võtta. Kui korraga keegi ütleb, et su elus on mingi probleem, siis esimene reaktsioon on, mul on kõik korras. Või kui Jumal ütleb sulle, su elus on see probleem,
anna see ära. Siis tihti me hakkame otsima vabandusi ja kas see ikka on probleem ja äkki see on ju nii hea asi ja see teeb mulle head ja see rahustab mind ja nii edasi. Aga Jumal ütleb, anna see ära, loobu sellest. Siis sa saad Kristuse sarnaseks. Parandamine tihti ei ole meeldiv asi, aga sellel on üks hea tulemus. Me muutume, meie elu muutub, me muutume Kristuse sarnaseks. Armastus meie sees saab elavaks ja see, milleks Kristus meid on kutsunud, see saab tulla esile. Teiseks, Jumal parandab ja kinnitab. Mis see kinnitab tähendab? Jumal kinnitab. Millal on kinnitamist vaja? Ja kinnitab, et oleme õigel teel. Kinnitab siis, kui me hakkame kõikuma. Kui meie usk hakkab kõikuma. Kui eesmärk hakkab silmist kaduma. Või kui eesmärk hakkab silmist kaduma. Jumal on see, kes kinnitab. Ja kuidas ta kinnitab? Oma sõna kaudu. Aga ka koguduse kaudu, kaaskristlaste kaudu. Me oleme siin selleks, et üksteist kinnitada, üles tõsta usus. Kolmandaks, Jumal on see, kes tugevdab. Kes on tugev? Jumal on tugev. Jumal on kõikvõimas. Aga kui me mõtleme nagu seesmise inimese poolest, milline seesmine inimene on tugev inimene? Ja. Usk jääb püsima. Ja kui me mõtleme, mis Paulus ka ütleb, et me jääme püsima, et iga õpetuse tuul ei tõmbaks meid maha, vaid me püsiksime selles õpetuses, mida Kristus on tulnud tooma, mis on apostlite õpetusel põhinev. Et me ei laseks ennast kõigutada. Ja Jumal kinnitab oma sõna ja tugevdab meid ka palve kuulmiste kaudu. See annab meile tugevust, see annab meile kindlust. Jumal on tõesti elav Jumal. Ta kuuleb meid. Olgu see meie palved või olgu see koguduse palved või kas või need tunnistused, mida me täna kuulsime. Kuidas Jumal on teinud midagi inimeste südametes. Kuidas ta on mingid asjad esile toonud, kuidas inimesed on muutunud. See on see, mis kinnitab, see on see, mis tugevdab. Ja viimaseks, Jumal on see, kes toetab teid. Jumal on see, kes toetab teid. Me teame seda lugu sellest unenäost, kus keegi kõnnib rannal ja rannal on näha Jeesuse jäljed ja siis selle teelise jäljed. Ja kui tulevad raskused, siis korraga ühed jäljed kaovad. Ja siis see inimene mõtleb, et issand, miks sa mu maha jätsid? Mulle elus oli nii raske olukord.
aga Jeesus ütleb, sel hetkel ma kandsin sind süles. Jeesus on see, kes toetab. Jeesus on see, kes kannab läbi, kui me võib-olla vahel ei märkagi seda. Tema on meiega alati. Ja nüüd see salm lõpeb, kes te üürikest aega olete kannatanud. Me jõuame tagasi selle valu juurde, selle raskuse juurde, mis meil siin elus on. Kui mõtleme tolle aja koguduse peale, siis oli tagakius väga suur. Jeesuse järgijad võeti kinni, neid peksti, neid piinati. Neid visati kogudustest välja, nagu ühiskonnast visati välja. Neil oli väga raske. Meie elu siin Eestis ei ole võib-olla võrreldav selle tagakiusuga, mis oli kord siis. Aga ometi on meil omad raskused ja võiks öelda, et meie raskus on see hea elu, mis meil nagu ei lase pöörata tähelepanu Jumala peale. Me oleme kuidagi liiga mugavad, liiga selles igapäevaelu mugavuse sees ja meil justkui ei olegi vaja Jumalat. See on see oht, see on see kannatus, mis meie ümber võib meid ära viia usuteelt. Jumal on see, kes parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid. Ükskõik, millest me läbi läheme. Olgu need kannatused või olgu see rõõm. Nii et kallid, ärme ole need, kes kinnisideesse kuidagi kinni jäävad ja ei märka elu meie kõrval. Vaid oleme need, kes märkavad, kui Jeesus tuleb. Oleme need, kes märkavad, kui inimesed on meie kõrval. Oleme need, kes märkavad, kui inimene on hädas. Ja oleme need, kes märkavad, kui meie elu ei ole õiges fookuses. Kui meie elu ei ole suunatud Jeesuse poole. Ja kõige selle keskel meil on armu Jumal, suur kõikväeline Jumal, kes meid on kutsunud Jeesuse Kristuse kaudu, kes meil on valmistanud igavese kirkuse, kes meid parandab, kes meid kinnitab, kes meid tugevdab ja toetab. Olgu ükskõik, millest me siin läbi läheme. Tänu olgu Jumalale. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, tänu sulle. Tänu sulle, et sina oled vägev Jumal. Ja sina oled elav Jumal. Ja sina igatsed, et me võiksime olla need, kes elavad iga päev koos sinuga. Issand, aita, et meie elu võiks olla fookuses sinule. Et meie elu fookus võiks olla sinul. Et me oleksime need, kes järgnevad sinu juhtimist ja teevad seda, mis on sinu tahe. Et me oleksime need, nagu Jeesus sina, kes märkavad inimesi meie kõrval. Kes märkavad inimesi nende vajadustes, nende raskustes ja muredes, võib-olla ka rõõmudes. Et me oleksime need valguse kandjad, et me oleks need soola kandjad. Ja tooksime armu ja tõde inimesteni, et inimesed ei läheks hukka, vaid võiksid pääseda.
ja issand, tänu sulle, et sina oled see, kes tugevdab. Sina oled see, kes kinnitab. Sina oled see, kes annab jõudu. Aga sa oled ka see, kes tuleb ja ütleb, kui midagi on halvasti, midagi on valesti. Sa oled see, kes parandab. Issand, aita, et me võiksime olla vastuvõtlikud sinu püha vaimu kõnetusele meie elus, kui meie peame midagi maha panema, kui meie peame midagi muutma. Et sina võiksid rohkem esile tulla. Aita meid, issand, et me ei oleks jäärapäised ja enesekesksed, vaid võtaksime selle paranduse sinu poolt vastu. Issand, aita meid. Ja tänu sulle, et sa oled saatnud püha vaimu, kes iga päev aitab meil elada meeleparanduses. Tänu ja kiitus sulle. Issand, aita, et me võiksime olla need, kes toetavad kaaskristlasi meie kõrval. Aita, et me võiksime olla julgustuseks ja võiksime olla nendeks, kelle kaudu sina tood esile armu ja tõde, rõõmu ja rahu. Et sinu sõna võiks veel levida siin maa peal, siin Hiiumaal, siin Käina piirkonnas, et palju inimesi veel võiks kogeda sind, et palju inimesi veel võiks tulla sinu juurde. Et palju inimesi veel võiks pääseda. Nad võiksid ära tulla, pääseda sellest hukatuse köödikutest, saatana valedest ja süüdistustest. Ja võiksid tulla sinu juurde. Halleluuja. Kiitus ja tänu sulle. See aita, et see eelolev nädal võiks olla täis neid olukordi, kus me kohtume inimestega, kus me toome esile sind ja kus sina saad teha tööd inimeste seas ja meie sees. Jeesus Kristuse nimel palume seda. Aamen.